Ühe kauge maa ja mere taga elas kord sina. Sina, kes sa ei tea, kes sa oled, mis sa oled ja mida üldse sa siia maailma tegema tulid. Aga kui sa vaatasid enda ümber, siis sa nägid järgmist pilti. Sinu ema oli ööbik. Ta laulis Toominga võsas öösiti lihtsalt niivõrd ilusasti, et see oli midagi kõige ilusamat heli maailmas. Oli sinu ema lauldud laul Toominga võsas. Sa nägid harva oma ema, sellepärast et kogu päevase toimetuse toimetas ta sinu isa ümber. Sinu isa oli lõvikuningas. Ta oli selline tohutult uhke ja auahne ja aristokraatlik intellektuaal. Ja sellepärast ta valiski endale abikaasaks kõige tagasihoidlikuma rüüga lauliku ööbiku. Et lõvi saaks oma tohutult uhke juuksepahmakaga sealsamas kõige kaunima Toominga võsa all pikutades luuletada. Sa mäletadki oma isa rohkem nägu tohutu suure uhke juuksepahmakaga Toominga võsa all pikutamas, kus siis ema väga tagasihoidlikult kogu majapidamist üleval pidas. Sinu ööbikust ema esivanemad ehk siis sinu emapoolne vanaisa oli Rähn. Taaskord punase pea ja väga uhke ülikonnaga. Tema oli matemaatikaõpetaja. Tema ainult korrutas, toksis ja korrutas ühte ja sama korrutustabelit. Sinu emapoolne ema oli aga ennast ohverdav korilane. Ta pidi kõike korjama ja kõike oma perekonna hüvanguks. Tal oli väga südamelähedane teema, et kõike peab olema tagavaraks ja võimalikul kombel ka ära peidetud, et kui vaenlane saabub, et siis oleks ikkagi kuskilt miskit midagi ja võtta. Ta oli orav, ta korjas seeni, käbisid, tammetõrusid ja isegi kopikaid. Ja uskuge või mitte, kuid need ta peitis nii kavalasti ära, et kogu suguvõsa otsib seda suurt varandust siiamaani. Nagu te juba aru saite, siis see korrutavast Rähnist vanaisa ja korilasest energeetiline orav vanaema kohtusidki tegelikult ühe ja sama puu otsas. Isapoolse lõvi ema oli aga tohutult süstemaatiline strateeg. Ta oskas kõike nii ilusasti mustrisse seada, et tema heegeldatud ja kootud ja välja mõeldud müsteeriumid, need olid üleilma kuulsad. Sinu isapoolne isa oli aga väga libe röövkala. Selle sama järve kohal Võpsikus vanaema poolt kootud väga oskuslikud võrgud läksidki kasutusse. Neid samu strateegilisi võrke kasutaski väga libe vanaisa lihtkalade kinnipüüdmiseks ja oma maffia suguvõsa toitmiseks. Selleks ajaks, kui sina sündisid, oli sinu vanaisast Rähn äärmiselt veendunud, et sa peaksid kindlasti minema just nimelt igasuguste putukate, mardikate, satikate, tõukude ja vaklade lasteaeda. Et see on kõige tähtsam ja elu olulisem ära õppida see, et toidulaud oleks kogu aeg ja kaetud. Kuid sinu üheks lemmikkasvatajaks oli üks selline hästi priske ja karvane tõuk, kes rääkis, et ühel ilusal päeval me teeme kõik läbi sellise metamorfoosi ja saame endale tiivad ja läheme lendama kõikide erinevate maailma lillede peale. Ja niimoodi sa seal väga ebamugavalt istusid, närisid väga ebamaitsvaid nõgeselehti, aga samas kujutelm lendamisest oli sulle justkui nagu iseenesest mõistetav, sest et sul olid juba olemas tiivad, sa oleks võinud juba ammu lennata.
sinu elu kõige suurem ja kõige kuritegelikum tegevus jääb ka lasteaia aegadesse, mil sa lisaks kapsalehtede närimisele pissid pintslisse ka mõned kapsaussid, keda oli lihtsalt nii palju ja keegi ei olnud neid üle lugenud. Sellele järgnevaks oli aeg kooli minna. Sinu lõvikuningast isa oli väga veendunud, et selleks sobib vaid väga kõrge distsipliiniga koerte kool. Ja seal õpetati sind, kuidas uriseda, kuidas haukuda, kuidas närida, kuidas pureda, kuidas jalga tõsta ja kuidas saba liputada. Selles viimases saba liputamises said sa 5. Seal õpetati sind haukuma, mille eksamisse läbi kukkusid. Seal õpetati sind närima, see oli enam-vähem mõistetav. Seal õpetati sind jalga tõstma. Kuna sul jalgu ei olnud, siis sa tõstsid oma tiibasid ja said ka enam-vähem eksamist läbi. Ja siis seal koerte koolis õpetati sind veel saba liputama. Selle eest sa said aga kuldmedali olümpiaadil. Ja sinu auahne lõvikuningast isa arvates oli see täielik raiskamine, kui kõikides eksamites läbi kukkuda ja ainult ühes saba liputamises edu saavutada. See oli aastaid tema täiesti veendumuslik tõekspidamine, et saba liputamise oskus on eluoluliselt täiesti väärtusetu tegevus. Sinu kooliaja kõige naljakamaks mälestuseks on see, kuidas sa öösiti salaja taksot käisid sõitmas. Ja puhtjuhuslikult oma kooli kõige karmima lektori tagaistmele said. Tema aga omakorda rääkis sulle välja suure saladuse, kui tähtis on elus see, et sa saaksid endale omaniku, bossi, ülemuse. Mida rikkam ja mida ilusam on sinu omanik, seda rohkem ja seda paremat toitu sa saad, seda pehmem on sul magamise padi ja üleüldse seda vingemast kullast võib olla sinu kantav kaelarihm. Ja nagu muu hulgas tuleb lihtsalt kas või näiline naeratus ära õppida, et eluunistuseks saada endale kord rihma otsas kõndida. Ja sinu elu kõige suuremaks õnnetuseks võibki osutuda see, kui sul ei õnnestu leida endale omanikku. See aga tähendaks seda, et sa jääd ju hulkuma, sinust saab tänavakoer, aga see omakorda tähendab ainult seda, et sind püütakse kinni ja sind pannakse vangi. Ja ühel ilusal päiksepaistelisel päeval, mil sa olid oma kodusest pesast väga kaua aega tagasi juba välja lennanud ja tegelesid oma lemmikhobiga vanaisa poolt õpetatud sukeldumisega, kohtusid sa rannas oma endiste koolikaaslastega. Sinu vana koerte kooli klassi kokkutulek oli iseenesest väga naljakas. Sinu koerte kooli klassiõed ja vennad jooksevad endiselt mööda mandrit. Üksteise järel ringi, hauguvad, urisevad, vinguvad ja uluvad. Ja nad on äärmiselt mõistmatud, miks sina lendad või miks sina sukeldud, kes sa oled ja miks sa üldse seda kõike teed. Ja võib-olla oma elu kõige trööstitumal hetkel saad sa aru, et sina ise oled aga lendkala. Oma vanaisa haugilt said sa kalakeha, oma ema ööbikult ja vanaisa rähnilt said sa tiivad. Oma isalt said sa julguse. Ja lasteaia unistused lendamisest ja koertekooli lemmikõppeala saba liputamise kokkupanemise tulemusena saadki teada, et sina ise oled lendkala. Ja sellel hetkel, kui sa läksid oma haugist vanaisa poolt päranduseks saadud järvesid üle vaatama, nägid sa kaldal liblikad, kes olid läbi teinud metamorfoosi, kes kunagi ammu oli olnud sinu lasteaia armastus, halli värvi ussikene,
Ja siinkohal lähebki ajalugu taas kord kordusesse. Nii nagu kunagi Haugist vanaisa kohtus järve kaldal võrku kuduva ämblikust vanaemaga, kohtus ka lendkala lendava liblikaga. Ja kui nad ei ole vahepeal ära surnud, siis nad lendavad ringi siiamaani.